kui kergelt ja raskelt see peremehe roll tuli siis? Eks ta tuli vana üle-eelmise aasta või mis oli 3 aastat pärast. Seda osa meelde tuletada ja natuke juurde panna ja nii ta läks, jah. Ei oska nagu midagi muud öelda. Kas see niisugused peremehe nagu teie talus peremeest mängisite on palju Eestimaal või? Ega need ju järjest vähemaks. Uued taluperemehed on natuke teist tüüpi kui selle näidendi taluperemehed. Teie tundsite vist kohe ära, ütleme teie teeselane tundis vist kohe ära, mis on õige ja kes on hea inimene ja... Sa pead tundma, muidu sa saad igatepidi petta. Eksla, jah. Auto! 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 Suur aplaus ka meie helimehele ja valgusmehele! Minu suurepärased näitlejad, parimad, aitäh teile! Ilusat koduteed! Küsiks paar küsimust. Kuidas siis tuli mõte kirjutada näitemäng ja ka lavastada ise? See oli 3 aasta eest, kui me Talimaa hirmuööd mängisin. Siis lavastas seda Karmo Toome, kutsus mind sinna mängima, mängisime. Näidend oli üsna menukas ja viimasel siis kokkusaamisel siis Karmo ütlebki, et sellel lool võiks järg olla. Sinna see kõik jäigi, aga sellel talvel tehti siis mulle ettepanek, et kuna tuleb harrastusteatrite festival siia Palamusele ja kõigil on nii kiire ja kellelgi ei ole aega, siis äkki keegi juhiks. Ega ma esimene kord kohe ei mõelnudki mitte midagi, ütlesin ikkagi ei ja tahtsin kõigest puhata. Ma just lõpetasin töölepingu ja tahtsin kõigest puhata. Aga kuna nad ikka käisid mulle mitmel korral seda rääkimas, siis otsustasin. Anti mulle kõik vabad käed, et teha mõni näidend või siis ise luua. Ja siis tuli mulle meelde, Karmo ütles, et sellel võiks olla siis järg. Ja mõtlesin, et kuidas saab olla järg ühel lool, millel on lõpp. Mõtlesin veel ja siis mõtlesin veel ja mõtlesingi siis, aga ma teen ise loo, teen järje, küsisin ennem Karmo käest ja mõnede vanade näitlejate käest, kas te olete nõus tulema näitlema, nad vastasid kõik teatavalt, aga meil oli eelmises trupis hästi palju noori näitlejaid, gümnasiste, aga need olid kõik lahkunud juba oma uued koolid ja ma teadsin, et nemad meie trupis ei ole ja nii ma otsustasin luua uued rollid, enda õe. Siis otsustasin luua kodutu Liisi, siis õe mehe ja kui ma neid rolle kirjutasin, siis ma kirjutasingi ikkagi juba mõeldes nendele inimestele, keda ma oma truppi kutsun ja mitte keegi ei keeldunud ja mul on väga hea meel, et sellest nüüd on saanud etendus. Kas see, et Tiinat mängite ise, oli teile ammu teada või? Tegelikult ei olnud, kui päris aus olla, siis kui ma rolli kirjutasin, siis ma mõtlesin selle peale, et ma sooviksin Tiinat näha hoopis teise inimesena. Ma mõtlesin selle inimesegi välja, aga tema juurde pöörduma ma ei jõudnudki, sest kõik see vana trupp näitlejaid ütles, et see on sinu roll ja seda mängi ise. Muidugi ma kärpisin seal ka hästi palju asju ja mul oli väga raske, esimest korda ma siis lavastasin seda, mul oli väga raske enda rolli üldse arendada ja see on kõik toimunud lõpuminutitel. Kas oli ka mõni näitaja, kes väga hästi üllatas? Kõik olid väga head, aga kes eriti üllatas? Minu trupis on nüüd niimoodi, et kuna meil on vanast pundist on, eks ole, peremees, perepoeg, siis on härra Räni ja Sulane. Nende võimeid ma kõiki teadsin ja uued tegijad on minul Telelaanes, Marika Murka ja siis on Riina Tralla ja Jaak Sikora ja nad kõik on mind absoluutselt üllatanud. Tegelikult on loomulikult loodud Liisile ja Tiiule
neile karakterrollid ja nad on sellega suurepäraselt hakkama saanud. Ja nad on väga vähe olnud teatrilavadel, need uued näitlejad, ja nad on kõik super hästi hakkama saanud. Kuidas see Rehemöldri taluõu siin kaasa mängib? Ja tänu sellele, et kuna see Rehemöldri on veel rendile antud või ühesõnaga ta on müügis ja kuna omanikud on Meelis Paavel, siis tema käest sai küsida, kas me võime siin teha seda etendust, siis kuna tema andis selle, kuna müüki ei ole veel toimunud, andis selle nõusoleku ja siis küsisime, et kas me võime natuke muuta, teha siia aedasid ja aknaid ette panna. Ma istutasin kevadel varalilled, kahjuks nad ei ole selle kuiva suvega nüüd õitsema läinud, aga see Paablite pere on olnud meile toeks. Aga aitäh ja kõike paremat! Aitäh! Ajame juttu ka paari pealtvaatajaga. Millised teatrielamused? Väga tore. Olete siin varem ka vaadanud etendusi? Eelmist etendust sai vaadatud. Kas ikka hirmuöö või? Jah. Ja see kutsus juba vaatama järgmist. Ja õnneks on saanud padu ja